kuidas saata laulu Püha öö? Väga lihtsalt. Sul on vaja teada 3 akordi ja nendest akordidest ka siis pigem siis lihtsustatud varianti. Ja mida ma mõtlen siis pöial ja 3 ülejäänud keel. Ja mina teeks teda A-tuuris, A-tuuri võttega, ehk siis A, siis on veel E ja siis on veel D. Need 3 akordid. Kui sa tahad seda õppida meloodiat koos bassiga mängima, siis see noot on ka täitsa kitarrikodu lehel olemas, panen lingi siia alla. Siis saadki mängida 2, 3. On selline mõnus lihtne seade, mida võid ka julgesti proovida. Nii noot kui taab on täitsa olemas. Ja arpeggio, mida ma soovitan, on siis E, I, M, A, N, I, E. Kui see arpeggio sul hästi ei toimi veel, siis harjuta eraldi. Bass alt üles. Siis 5-ga 4, 4-ga 4, 5-ga 4, 6-ga 4 jälle. Siis järgmisena bass ja ülevalt alla. Täpselt samamoodi. Iga bassiga 4 tükki, siis vahetad bassi. Ehk siis õpetame liigutuse selgeks. Ja kui need mõlemad on tehtud, siis saab võtta 1, 2, 3, E, I, M, A, N, I. Ja kõik need harjutused võib veel 8 jagada. Alguses teen niisama ja siis panen akordi peale. 6. bassiga on siis E-tuur. 5. bass A-tuur. 4. bass D-tuur. Ja muidugi ma praegu tegin kiirustades, aga vali see tempo, millega sa puhtalt suudad ära teha. Kui akordid on selged, siis jaga lugu 3 ossa. Algusosa, keskosa, lõpuosa. Alguse osa on siis 4 korda A. Siis tuleb 2 E-d ja 2 A-d. Ja ongi kõik. Ja õpi see pähe ja selgeks enne ära ja siis alles mine edasi. Siis saadki läbist ära, siis häälitad seda 2 D-d, 2 A-d ja kindlasti, et 1 jääb paika. Kui see läheb toimima, siis harjuta esimene ja teine osa kokku. Ja akordivahetusel muidugi jälgis seda, et tõmba see pöial ära ja siis vaheta akordi. Mitte see, et vahetad akordi ja siis hakkad alles pöialt tõmbama. Et kogu aeg peab see sujuv saade käima. Mängin pa ja pöial pa ja siis liigun. Mitte see. Siis sa oled kindla peale juba hiljaks jäänud. Ja 3. osa on siis E, E, A ja A, E, A. Selle võid jagada ka tegelikult veel 8 osaks. Ehk siis 2. Ja siis on see. Ja peale seda siis lähed näiteks kordusesse. Alustad 2 E-d, 2 A. Ja siis.
Youtube'is, ma panen siia lingi alla ka, on hästi mõnus variant, kus Toomas Anni laulab seda sama laulu täpselt samamoodi A-tuuris. Ta mängib 4 lööki siis nagu 4 takti ette. Niimoodi mängib ette ja siis hakkab laulma. Ta lihtsalt isegi teeb natuke rahulikumalt. Hästi mõnusa tempoga, hästi puhas, hästi ilus. Ma väga naudin selliste rahulike lugude puhul just neid puhtaid variante, kus ei ole liiga palju ilustusi ja kaunistusi. Et kindlasti soovitan sellega koos proovida. Ja kui juba saade õnnestub, siis ümista ise juba ja või siis laula seda. Head harjutamist!